1994 ja 5. aastal elasin Mongoolias. Mul oli Euroopa Liidu leping, mille järele juhendasin projekti, milles arendasime Mongoolia riigiülikooli äriõppekava Suurbritannia Manchester ülikooli meeskonnaga. Sageli käisin selles majas projekti asju ajamas. See on Suurbritannia saatkond ja saatkonna esiuks. See saatkond oli nõukogude ajal üks tähtis luurekeskus, sest Mongooliast oli võimalik pealt kuulata Kasahstani sidet kosmonautidega ja valvet pidada Ida-Venemaa sõjaväebaasidele. Suurbritannia oli üks vähesest riikidest, millele jäi privileeg Mongoolias esindust pidada ja seega mitmed riigid kasutasid brittide teenuseid. Esiuksest vasakul on väike uks. Väike uks oli tavaliselt lukus ja valve all, välja arvatud mõned tunnid reede õhtuti. Siis kodust lahkunud välismaalased, kes inglise keelt valdasid, lubati sellest uksest tulla saatkonna sisehoovi, kus oli paigaldatud merekonteiner. Merekonteinerisse oli sisustatud baar nimega Step Inn. Vaevalt 2 aastat varem Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega Mongoolia kuulutus välja iseseisvuse. Ian Sloan, endine Suurbritannia kultuuriatašee Moskvas, tuli Ulaanbaatarisse suursaadikuks ja tema aretas Step Inni külma sõja veteraanide klubiks. Kuigi muist Nõukogude ohvitseri kolisid Mongoolias tagasi oma kodukohtadele, mitmed KGB-šnikud jäid Vene saatkonda edasi tööle ja neid oli sageli näha Step Innis, kus nad oskasid selgitada ükskõik mis tahes geopoliitilist kriisi naftavõitluse üle. Ja vahetevahel tuli kohale noorem, väga sportlik sakslane, kes kadus nädalateks üksinda Altai mägedesse ronima. Igal reedel, kui mina käisin, istus esimesena klubis Ameerikast Kashmiri ärikas. Kõigil olid põnevad jutud ja ebaselged ülesanded Mongoolias. Näiteks minu sõber ameeriklane Alan oli Gür pistriku teadlane, kes võib olla äritses pistrikutega, mida ta püüdis Türkmenistanis, Usbekistanis, Venemaal ja Mongoolias. Aga võib-olla ta jahtis ja šantaseeris Araabia šeikke, kes pistrikuid seadusvastaselt smugeldasid. Igatahes seltskond oli sama värviline kui Bond-filmi tegelased. Kui ma juba Alani pilti näitasin, siis võin natuke rohkem seletada. Sellist pistriku ostaks Araabia šeik $50,000 eest. Lumivalge Gür pistrik maksab umbes $100,000. Need on haruldased sellepärast, et neid ei saa munadest hautada. Neid peab täiskasvanutena püüdma. Pärast seda, kui ema on neid juba jahtima õpetanud. Aga edasi. Tänapäevani tean, et mehed ja naised, kes elavad poliitilistes keeristes, oskavad paremini seletada ja ennustada ajaloo voolusi. Mul meeldib arvestada selliste inimeste arusaamistega ja mul meeldib tuttavatega arutada tänapäeva sündmusi. Ja nii jõuangi tänase teemale. Koroonaviiruse mõju riigivaheliste majanduse ja poliitiliste suhetele. Olen ennegi juttu teinud sellest, aga täna võtan teema jälle käsile, aga seekord nafta liigtootmise valgusel. Eestis meie juba tunneme, kuidas nafta hinda elu mõjutab. Ühe käega võtame pisut vähemat raha taskust, kui ostame tanklatest kütust. Valitsus aga võtab meie taskust rohkem raha välja, et toetada põlevkivi õlitööstust. Arvatavasti nafta hind jääb madalaks pikemaks ajaks. Transpordi jaoks kulub vähem naftat ja väiksem nõudlus on seotud madalama hinnaga. Lennuliinid on suuremad naftarüüpajad erru pannud, maha müünud või parkinud lennukite vanade kodudesse. Lennuliinide klienditeenindajate seas sureb umbes 1 tööline päevas ja reisijatele jääb samane risk. Ja vaatamata odavate reisihindadele
Pole reisijaid, millega lennukit täita. Ameerikas lendab keskmiselt 17 inimest igas reisilennukis. Boeing just tühistas uute lennukite ehitamist koos Embraer firmaga. Ja kruiisilaevad jäävad samuti sadama kai külge kinni seotud ja meretransport vajab kah vähem naftat. Venemaa ju katkestas täielikult teravilja ekspordi. Hiina tööstus lonkab tänu viirusele ja ekspordib selle tõttu vähem kaupa. Suletud kaubanduskeskused ei vaja kaupa ja see mõjutab nii õhu, mere, raudtee ja sõidutee transporti ja sellega nafta nõudlust. 3 maailma 4 suurimast majandusest, USA, Jaapan ja Euroopa Liit töötavad eraldi plaane oma ettevõtete meelitamiseks Hiinast välja, mis pikaaegselt vähendab nii transpordikulutusi, kauba kättesaamist ja ka naftat. Aga nafta madala hinnaga on seotud palju muud kui ostu- ja müügivalikud. Esimesel pilgul peaks odav nafta hind olema Hiinale plussiks, sest 72% nafta sisetarbimist on imporditud toornaftast. Aga naftaturu kokkuvarisemine on tekitanud värskeid riske Hiina oma riigi naftatootjatele ja 1/4 riigipankadest on oma klientidega hädas, kuna pank ei lõpetanud naftafutuuride lepinguid õigeaegselt ja kaotas klientide investeeringud. Hiina maismaa naftafutuuride börs oli loodud selleks, et edendada nafta ostutehingute hinda juaanides ja mitte USA dollarites. Nafta hindade langus peatas futuurbörsi, sest hinnad langesid rohkem kui 10% päevalimiidi. Päevalimiidi eesmärk on kontrollida riski, aga limiit piiras ka Shanghais kauplemist, kuna Brenti ja West Texas Intermediate rahvusvaheliste ja USA võrdlusaluste lepingute väärtused tiirlesid üles ja alla iga päev kuni 300%. Guantao peaökonomist Hiina keskpangas hoiatas, et pöörlevad naftahinnad võivad põhjustada Hiinas finantskriisi, sest toorme püsiv väga madal hinnatase hävitab naftatööstuse kasumlikkuse ja põhjustab sellega seotud aktsiate ja võlakirjade väärtuste aurustumise. Tänapäevani Hiina hindab naftatooteid nagu oleks toornafta hind $40 barrel ja ükskõik kui madalale rahvusvaheline nafta hind langeb, tarbijad maksavad samuti edasi. Aga viimase 25 aasta jooksul suurem osa Beijingi diplomaatiast on keskendunud ohutute ja stabiilsete energiatarnete kindlustamisele, et rahuldada Hiina sisenõudluse järsku kasvu. Nafta otsingud on rõhutanud paljusid Hiina kulukaid ülemere projekte. Näiteks Hiina on toetanud Venezuelat, riiki, mille naftareservid on maailma suuremad, kuigi režiimi püsivus on küsitlev. Samal põhjusel Hiina kulutab välisabiraha, et end siduda maavararikaste Aafrika riikidega. Ja Hiina investeeris Hiina-Pakistani majanduskoridori arendamiseks põhjusel, et see võib oluliselt vähendada transpordi kaugust Lähis-Idast Hiinasse. Ja nüüd, et nafta hinnad on nii madalad ja et nafta nõudlus isegi Hiinas on kahanenud, oleks mõttekas Hiinal vähendada sarnaseid välisinvesteeringuid ja kulutada välisabiraha oma siseriigi projektidel. Ja kui Hiina vähendab välisabi teistele riikidele, sellel on ju kohe dominoefekt. Majanduskriisis Venezuela näiteks subsideerib nafta hinda Kuubale, oma klientriigile. Ja kui Hiina peaks Venezuela abi piirama, kas Venezuela suudab enam Kuubat toetada? Või Pakistan. USA abirahad Pakistanile vähendati sellepärast, et Pakistan toetab Talibani. Hiina abiraha Pakistanile asendas USA toetusraha. Aga kui Hiina vähendab oma investeeringuid Pakistanis, kas Taliban kaotab seejärel oma turvalise pelgupaiga? Ja Hiina pole ainus riik, mille saatust mõjutab
nafta liigtootmist, madalat hinda ja rahvusvahelisi suhteid. Alles nägime tüli Saudi Araabia ja Venemaa vahel, kus Putin vaidles, et pole võimalik külmas kliimas naftapuuraugud sulgeda. Alles siis, kui hind langes järsult, oli Putinil võimalik nafta tootmist vähendada. Muidugi Putini vastumeelsus tootmist vähendada oli järjekindel USA vastane naftapoliitika. Tootmise vähendamine oleks tõstnud nafta hinda ja see oleks teinud USA kildatootmise veelgi kasulikumaks. Aga kui COVID-19 pandeemia surus nafta hinnad põhja, kadus kah USA kildatootmise põhjendus, kui ka Putini põhjendus tootmist mitte vähendada. Venemaa oli ju õnnetu USA sanktsioonide peale, mis on takistanud Nord Stream 2 gaasitoru Venemaalt Saksamaale. Nüüd, kui gaasitrassil on vaid 160 kilomeetrit edasi ehitada, enne kui on Saksamaaga ühendatud, jääb küsimus, kui vajalik see Euroopale on ja kas Saksamaa ja Venemaa peaks ehitust jätkama. Venemaa on ju panustanud palju, et gaasi turustada Euroopale. Nord Stream 2 pole ju ainuke gaasitrass, mis on vajanud suuri investeeringuid. Varem panustas Venemaa tohutud summad South Stream projektile, mis pidi ühendama Venemaa maagaasi Balkani riikidega. Kui Putin annekteeris Krimmi ja ründas Donbassi, Euroopa Liit katkestas South Stream toetust. Ja seejärel Venemaa alustas tööd Turkstreami gaasitrassiga, mis kõrvaldab Ukrainat, kasutab South Streami jaoks ehitatud torustikku, et Venemaa gaas voolaks Türki. Sealt edasi oli mõeldud Aadria mere torujuhe, mis juhiks Venemaa gaasi edasi Euroopa Liitu. Aadria mere gaasijuhi oli edasi lükatud oktoobrini, kuid nüüd COVID-19 pandeemiaga pole ilmselt ette nähtud, et see läheb lähimal ajal käiku. Turkstream on Türgini valmis ehitatud ja Türgile on ette nähtud 6% gaasi allahindlust, aga Aadria mere juhtmeta on vaja Venemaal mõelda, kas jätkab gaasimüüki edasi Ukraina läbi. Ukrainal oleks sellega rohkem poliitilist võimu Venemaa vastu. Ja Venemaa gaasiturustus on ohustatud mujaltki. Turkstreami, Nord Streami ja Ukraina gaasitrasside gaas peab konkureerima ka Anatoolia ületav gaasijuhega, mis kah varustab Euroopa Liitu Azeri gaasiga. Horvaatias Kõrgsaarel valmib vedelgaasi terminaal, mis varustaks kah Euroopat. Poola on juba teinud USA-ga vedelgaasi lepingu, mis varustaks Poolat 25% odavamalt kui Gazprom. Ja Leedu vedelgaasi terminaal on juba surunud Gazpromi hinnad 25% odavamaks ja COVID-19 kindlalt kahjustab Venemaa riigieelarvet. Kas väiksem sissetulek teeb Venemaad leebemaks või agressiivsemaks, see selgub. Aga ma lõpetan selle jutu märkusega, et Hiina, Venemaa, Türgi, Aserbaidžaan, Pakistan, Saudi Araabia, USA, Nigeeria, Horvaatia, Leedu ja kõik riigid on kursis nende sündmustega ja koostavad situatsiooniplaane igaks juhtumiks. Eesti peaks kah, sest kuigi meil pole palju panustada, meie majandus, kütuse tarbimine ja põlevkivitööstus sõltuvad samuti koroonaviiruse pandeemiast ja nafta ning gaasi hinnast. Eesti ministeeriumid peaks kah ette valmistama situatsiooniplaane, et meie oleksime valmis kas kasu lõikama või kahju vähendama igal juhtumil. Kahjuks meie riigis pole kõik valitsuse ministrid oma ala asjatundjad. Nendelt pole oodata ei arusaamist ega ettevalmistusi. Meie riigi ministrite peamine kvalifikatsioon on partei liikmelisus. Asjatundjate asemel on igal ministeeriumil rivinõunikke, kes võiks olla asjatundjad, aga kelle volikirjad on teada ainult eliidile. Minu silmis on paljud nõunikud rohkem suhtekorraldajad kui oma ala eksperdid. Oleks nad tõesti eksperdid,
mina ootaks nõunikudelt avalikustatud seisukohavõtted, millest meie võime ise otsustada, kas nende nõuanded on asjakohased või mitte. Kui mina Mongoolias töötasin, siis mina palkasin kah oma ala eksperti, kes tulid nõu andma, sest nad töötasid heal avasektori palgal. Mina nõudsin, et eksperdid avaldasid loengute kõrval kah oma loengu konspektid ja mina salvestasin nende ettekanded videole. On vaja ju hinnata neid iseennast ekspertideks kirjeldanud, kes päriselt otsustavad, mida ette võetakse nii kriisi ajal kui ka tavaliselt. Nõunikudel peaks olema ülesande avaldada oma valdkonnas iga nädalal prognoos või arutelu, millest valitsuse otsused lähtuvad. Kui seisukohavõtted on avaldatud, siis oskab rahvas arvestada, kas valitsuse suund on õige ja kasulik või mitte. Ja kellele kasulik. Me peame teadma, millega valitsus arvestab, kui panustab rahva raha, et toetada Rail Balticat, Eesti raudteed, põlevkivitehaseid, Nordicat, Tallinki, sadamaid ja nii edasi. Ja selja keeravad väikeste ja keskmiste ettevõtetele. Kui meie ei näe tõendavat materjali, siis ministrite ja nõunikude jutt jääb sama tühjaks kui Step-Inni kangelastel.